Istusime sumedal ööl, sina tulid otse töölt, eile alles käisid seal. Reede siis lõppes sellega, et ma jõudsin kuskil kella peale 3. Laupäeval jõudsin taksoga koju. Selleks ajaks, kui ma olin koju jõudsin, olid minu juures ainult Liina, Quiz R9, aitäh sulle 36. Olid kodus ainult Liina ja Pong. Pong oli ka just jõudnud. Liina oli enam-vähem kõik ära koristanud, nii et propstu Liina. Vähemalt ei olnud mingid okseaisu, mingid sahvist jäänud sinna, nii et selles suhtes tubli tüüruk. Pong oli teinud endale ja mulle, saate aru, hommikusöögi, mis on nagu eriti kõva teema. Sellepärast, et ma ütlen ausalt, ma olin ikka täiesti putsis omadega tollel hetkel. Siis ma tõmbasin kiiret selle muna ja ma ei tea, mis seal olid, mingid lihapallid tõmbasin käbe sisse. Pong on ikka norm enne, peaselt. Ja siis ma ei teagi. Siis me läksime kinno. Me käisime, vaatasime Top Gun 2, sitaks hea film, soovitan, kui te ei ole käinud veel, kindlasti minge, üli nice. Ja enne kui te lähete, vaadake Top Gun 1 ära, väga hea film, ei päriselt. 10/10 World Recommend, üli hea film. Vaatasime selle ära, tegime seal mõned õlled veel ja siis tulime koju tagasi. Ja enne koju tulekut me muidugi käisime ju poest läbi. Mis me siis tegime? Hakkasime jooma. Ja siis ma ei teagi, kes seal olid, mina, Pong, Liina. Kes veel oli? Kaups tuli mingi hetk ja siis tuli veel Namm tuli oma mingi sõbraga. Siis me mingi jõime seal. Siis me läksime kesklinna ja siis Pong ju kaotas eelmine päev ära oma, ma ei tea, ta vist kokkuvõttes ei leidnudki üles. Pong kaotas ära ju oma reedel, kaotas Pong ära oma mõlemad pangakaardid. Ja siis me käisime alguses laupäeva õhtul. Käisime mingisuguses, ma ei mäleta, kus me käisime, kivipaaris vist või? Käisime ta neid kuradi pangakaarte otsimas, mida me ei leidnud. Peale mida me läksime sinna kuradi Naivi. Ma käisin elus esimest korda, käisin Naivis. Ma ütlen ausalt, kui meid mõni politseinik praegu veel siin kuulab, siis kõik, mis ma ütlen, on see, et ei peaks mitte minusuguseid ülejoont pederaste kuskile kongidesse vedama, vaid peaks meile taksod järgi kutsuma. Ja mis teie peaksite tegelikkuses tegema on see, et te lähete sinna sitasesse Naivi. Ja te lihtsalt väänate kõik patsid ära, kes seal on. Sellepärast, et türa see Naiv on mingi täielik narkarite urgas. Türa seal ei ole mitte ühtegi inimest, kes oleks lihtsalt joonud. Need on kõik mingid räiged narkomaanid. Nagu reaalselt. Puhtalt seal olemine tekitas must nii räiget ebamugavust, et ma ei suutnud seal sees olla. Ma ei suutnud seal sees olla lihtsalt. Ja mis me tegime oli see, et me olime mingi, ma ei tea, 1,5–2 tundi, olime Naivis, seal kuskil õuest üra. Mingi pimedas lihtsalt. Istusin mingi kuradi, ma ei tea, mingi plangu peal. Sest ma ei suutnud sinna sisse minna türa. See on nii räige narkourgas, reaalne, seal on ainult narkomaanid, jube koht. Nii et politseinikud, kui te tahate nagu päriselt tööd teha, siis palun minge sinna ja minge väänake ära need patsid. See on reaalselt jube koht. Ja siis peale seda, mis edasi sai? Siis me läksimegi shooti. Tombachi veinid viskas 7 euroa vein. Aitäh sulle, Tombachi veinid OÜ. Kui sa mul 7 euri saad mul kast veini lihtsalt. Heledat, soovitavalt. Ja siis me jõudsime sinna shooti.
seal shoot'is, ma ei tea, seal ei toimunud väga midagi. Seal toimus sisuliselt 2 asja, mis nagu väärivad nagu rääkimist. Võib-olla isegi 3. Esimene asi, mis seal juhtus, ma ei tea, ma isegi tea, mis kell võis olla. Igatahes me olime suitsuruumis ja mingi vend ütles Pongile midagi ja Pong hakkas väänama teda. Pong tõmbas headlocki tüübi. Ma alguses mõtlesin, et mingi sõbrad vaata, et mingi niisama huiavad. Ja saad aru, Pong hoiab mingit venda headlockis lihtsalt. Mingi vennal mingi nägu punane peas, mingi, ma vaatan, mida ütleb Pong, mingi kägistab surnuks mingit venda. Siis ma läksin sinna vahele, siis mingi proovisin nagu veits deeskaleerida seda olukorda, siis seal tulid mingid teised vennad, siis ma alguses arvasin, et need teised, kes tulid, vaata, siis ma seisin nagu sinna Pongi ette, vaata, et jõu, chill, vaata. Et ei ole vaja mingit paska, vaata. Meid on palju. Sest meid oli suht palju seal tegelikult. Ja siis need vennad olid mingi, kindel, et on norma. Ma alguses mõtlesingi, et okei, sesse. Siis ma lõpuks küsin, on see mingi teie sõber üldse või kes see vend on üldse? Siis need vennad olid mingi, ei, ma ei tea, kes see vend on, aga tule Pongiga ei tee nii, panen kohe talle hambasse talle. Siis ma olin mingi, ei no, mina ei tea, minu pärast pane, mul jumala pohhui. Ma lihtsalt ei tahtnud, et Pongil probleeme tekiks. Ma läksin Pongile vahele, mitte mingi teistele, mul jumala saidura, minu pärast tapke ära üksteist seal. Ja siis ma ei tea, ma mäleta, mingi Pongi rahustamine toimus seal. Ja siis mingi hetk Pong läks viskas käppa seal sellele vennale ja ma ei tea, siis nad viskasid üksteisele käppa ja siis oli nagu jälle kõik normaalne. Ma ei teagi. Ma isegi tea, mis seal juhtus. Ma olin seal olid nagu lauad, vaata, on seal suitsuruumis ja ma olin ma ei tea, 1,5–2 meetrit eemal. Tegin mingi suitsu, rääkisin inimeste juttu ja siis järgmine hetk hakkas mingi madin pilt vaata selja taha, mingi Pong väänab mingit venda. Ma ei kujuta ette, mis seal juhtus nagu. Reaalselt, mina ei näinud seda. Ma tõesti tea. Igatahes pärast nad andsid üksteisel käppa ja kõik oli hästi ja keegi nagu kellegi peal, ma arvan, et mingi timma ei pea, nii et kõik on vist nagu hästi. Mingi võlgnik. Vot. Ja siis teine asi, millest võib-olla tasub rääkida, on see, et me olime seal shoot'is ja siis Pong oli missiooniga. Pongil oli missioon. Ja see missioon oli see, et ta peab koju jõudma mingi heidega. Ja siis saad aru, mingi 3, no ikka suht siuke mingi 3, mingi 10 tšikki, mingi tantsivad seal kuskil. Mingi tants ja möll käib, vaata. Pong läheb, ujub vaikselt sisse sinna. Pong läheb vaikselt, ujub sisse sinna. Ja siis ma kaugelt vaatan mingi, ops, vaata, dai, pane möllu. Ja siis järsku Pong paneb mingi. Mõtlesin, no ei küll. Läksin ka sinna. Pani headlock, ei pand. Ja siis läksin ka sinna. Ja siis kõik need 3 meite lihtsalt. Mingi Pong üksi tantsib seal. Mingi nende vahel. Ja siis kõik 3 meite vaatavad mingi, kuule, me käisime sinuga koos koolis. Pilt saab. Mingi hakkas mingi siuke möll pihta, vaata, siis mul oli mingi veits kringe. Ma küsisin, et oota, mida vittu, me käisime koos koolis. See tähendab seda, et mina olin 10. Ehk siis nagu see pidi olema niimoodi, et nemad olid sellel ajal põhikoolis ja mina pidin olema arvatavasti 10. või 11. Mis tähendab seda, et kui nad on minust mingi 5 aastat nooremad, siis see tähendab seda, et temad käisid samal ajal mingi fucking 5. klassis. Ja siis ma ütlesingi mingi, et taha nagu halvasti öelda, aga nagu kui mina käisin mingi 10. siis te olite mingi fucking 5. klassis, vaata, et nagu veits imelik vaata. Ja terve aeg oli Pong mingi, proovis seal mingi veits mingi möllata, vaata. Ma räägin juttu nendega, lihtsalt Pong mingi üksi proovib seal mingi nende vahel maurata, saad aru. Siis tal mingi hetk hakkas piinlik. Tal hakkas mingi hetk piinlik ja siis ta pärast ütles mul, et ma ei viitsi suga kuskil käia enam, ausalt, ma ei viitsi. Ma olen mingi naistele külge lööma ja siis nad on mingi istu. Aga tõmba nahku ja ausalt. Ta ütles, et tema ei viitsi enam, aitab. Ta ütles, et järgmine nädalavahetus tuleb, kui mu õde tuleb. Oota, mida vittu Pong tahab mu õde nikkuda? Okei.
poolede. Pohhui. Oi, vittu ausalt. Ja mis veel juhtus? Ega rohkem ei juhtunudki vist midagi suudis. Siis mingi hetk tuli mingi meeter 1.60 mingi torso, kes tahtis mingi juttu rääkida. Rääkisime selle vennaga juttu ja siis ta ütles mingi, et türa, su ikka vahepeal oli mingi full mingi fatso, et nüüd sa oled nagu veits mingi tagasi tõmban. Ja siis ta mingi mölises, mingi rääkis oma mingit sitta mingi, siis ma küsisin, millega sa tegeled, vaata, et mingi, et kui sa mingi siuke välja näed üldse, siis vendab mingi meeter 60 mingi full kapp, vaata. Ma küsin, miks sa nagu siuke oled või nagu, mis sul nagu on, vaata. Ai, mulle meeldib mingi trenni ja värk, mingi elu hea, üli hea. Tundus ka mingi imelik vend. Aga noh. Ja ega, nagu see on ka mingi asi, mida ma mäletan ja ega rohkem ma ei mäletagi mitte midagi. Seal jälle munnigi toimunud. Koolis kiusati. Türa keda ei kiusatud koolist, kõik kiusasid üksteist, see ongi normaalne. Tekitab iseloomuna. Vot. Just neegrid kokku ja tahad isegi, et tere Ilmar mingi haige. Sa mingi hetk ütlesid, et minge välja. Jaa. Kui me shootist vist ära hakkasime minema, siis ma ei mäleta, mis seal oli mingi, et ma ei tea, Pong vist tahtis ära minna. Pong vist oli nii puts, et ta tahtis vist ära minna. Ja siis ma ütlesin Pongile, et okei, et ma saadan sulle Liina järgi, et oota nagu ees ära mind. Siis ma saatsin vist Liina välja järgmisena, et mingi jõu, et oota Pongiga koos ära. Suur alaviiva int subis HERRRO1JAM. Et ma korjan mingi Nammi ja mingid teised ka vaata, et siis nagu lähme kõik koos nagu minema. Ja ma ei tea, siis ma mingi otsin mingit Nammi ja mingid tüüpe seal taga ja siis ma ei leidnud neid. Ja siis mingi hetk, ma mäletan, ma otsin tantsuplatsil kedagi, otsisin taga. Ja siis hakkas mingi räige kleepimine. Ma ei tea, kas kell hakkas 5 saama või mida, aga kõik tšikid hakkasid lambist nii jõhkralt kleepima. Et see pidi olema, et kohe pidi nagu shoot kinni minema või midagi. See oli nagu midagi väga imelik, sükst asja nagu ei olegi varem nagu näinud. See oli nagu väga imelik. Suur int said täs sulle 7-6 perema said täs sulle. See oli nagu veits veider, jah. Kui nad nagu nii jõhkralt kleebivad, vaata, siis tekitab juba nagu küsimust. Et okei, midagi on nagu valesti, vaata. Üks asi on see, et kui mingi tšikk teeb kuskil, teeb mingi silma ja mingi vaikselt hakkab mingi teemaks minema, vaata, okei. Aga kui hakkab nagu mingi räme kleepimine, siis see on ikka väga puts. Istusin polnud reedel shoodis, ma olin shoodis, ma tulin mind visati mingi 12 paiku välja juba. Saab röövima tulla siin. Ma ei tea, veits imelik oli nagu kuidagi. Nagu häiris natuke. Midagi on nagu valesti, vaata. No ma ei tea. Ühesõnaga, kõik, mis ma ütlen Vabanki kohta on see, et ma ei lähe Vabanki mitte kunagi. Põhjus väga lihtne. Kui mingid inimesed mind näevad seal, siis see tähendab seda, et seal on liiga valge. Seal on liiga palju valgust. Mul on vaja siukest rõvedamat urgast, nagu näiteks shooters. Siis keegi näe vähemalt. Või kui näeb, siis äkki ta lihtsalt nagu vaikselt vaatab mööda, vaata. Oota, mida vittu ma loen praegu? Nii. Ma ei tea, kust see võetud on, aga nii, kuulake nüüd. Nimi, seksilaager, vanus 24, elukoht Lõuna-Eesti, kuulutus. Tere mehed! Ma ei saa kahjuks seda ekraanil panna, sellepärast, et siin on mingi paljad persed ja värki. Aga nii, kuulutus. Tere mehed! Siinpool 3 neidu, vanuses 24, 25 ja 27. Plaanime sellel suvel, siis, kui peaks olema soe ilm, korraldada taas seksilaagri. Esimene kord eelmisel aastal õnnestus peaaegu hästi. Vajame selleks vähemalt 3 meest, kes ei soovi tundeid, vaid koguda oma voodi vabadust privaatsel pinnal.
selleks on suvila Tartust 8 kilomeetrit. Asi näeks välja nii, et põhitegevuseks oleks seks. Kõik korraga, vahetused, erinevad poosid, suuseks 69 ja nii edasi ja nii edasi. 2 meist on ka anaalseksiga sina peal. Puhkepausid, päiksevõtu, grillimise, snäkkide, napsi ja saunaga. Kel huvi ja selline idee erutab, võtke ühendust ja lepime täpsemalt kokku. Eeldame, et söögid, joogid on meeste kulul ning mingeid edasisi armastuse avaldusi ei tule. Nagu see on ju mingi raudpolt, saad mingid haigused sealt. Mingid vaalad niikuinii. No ma ei, jah, no selles suhtes, et see pilt, mis siin kõrval on, seal on nagu väga ilusat otsid, aga ma ei usu, et need nemad on, ma arvan, et see on kuskilt netist võetud pilt. Sest see on nagu mingi, see on mingi selja tagant tehtud ja siis seal on mingid persed kuskil metsa vahel on mingi 3 tšikki. Aga nagu see on raudselt mingi netist võetud. Ja siis siin kõrval on kuulutus. Aga huvitav on see, et siin kõrval on ka veel üks kuulutus. Otsin vastupidavat meest, kes suudab uuesti ja uuesti mehega, kellel on hea tehnika ja ei rapsi nagu jänes. Meeldib kauakestev rahulik seks. Soov oleks omavaheline pikemaajaline suhe, mitte mingi ühe öö suhe. Good luck to that, vastupidavat meest, mida vitte ausalt. Näita mulle meest, kes peab vastu kauem kui 2 minutit, mida? Okei, neid mehi on, aga nad panevad limptikiga ja need naised on purukoledad, mida?